memo oli sul väga hea. Ära nüüd muretse selle pärast. Ei, ma ei saanud töös ja magada. Vaatasid jalgat või? Ma olin lapsega haiglas. Mis sellel on? See oli Titega haiglas. Nüüd on nägu on unine ja memo on vigane. Ise sa ütlesid, memo oli mul hea. Oota, miks isa oli haiglas? Kas ema oli? Memo, Marko, väga hea. Jah, aga tüüp oli öö otsa lapsega haiglas. Nüüd magab siin. Sina lapsega haiglas oled. Mis ema teeb? Ema oli tööl. Unisena, Marko, ei saa tööle tulla. Kui sa teed memos ühe ainsa vea. Ise te ütlesite mulle, et memo on mul hea. Praegu hea on väga hea, aga kui sa kogu aeg haiglas oled... Ma pean lapsele järele minema. Näe, aitäh. Marko peab 6 aega haiglas olema ja tema memod on vigased. Mis sul lapsega on? Palavik, 39,8. Kaara, kohe, homme vabaks. Ei, ma saan. Ei, muidugi saad. Mul pole vaja väsinud töötajat. Saate palaviku alla, puhked välja, tuled tagasi. End of story. Go. Aitäh. Kui inimene ei suuda olla lojaalne oma lapsele, siis mille ta üldse suudab lojaalne olla? Kindlasti mitte tööle. Mina väike olin, minu isa ei käinud mul kogu aeg kätt hoidmas. Muide, seda on veidi näha ka. Kas tohib? Jah, tohib. Noh, mis juhtus? Autol kukkus sumbuti ära jälle. Rool tuli ära. Käik jäi sisse. Kõrsikud olid istmete vahel või? Need on minu omad, vabandust. Mul on puhkust vaja. Sul on puhkus ju? Juulis. Juuli on superkuu. Päike on otse taevas. Jääd rannaliival enam pole. Sa saad puhkust. Muidugi sa saad puhkust. Ootamatud asjaolud. Seadus näeb ette. Aga sa saad aru, et meie jaoks on see keeruline. Sul on nii raske töö. Me peame kellegi välja õpetama. Ja, aga ma saan oma asendajad koolitada. Optimeerin osad asjad ära, teised saan delegeerida, aga ma koolitan teda. Super. Kõrsikut. Ära siis ennast tükkideks rebi.